lund sajab juba mitu tundi ja lund tuleb järjest juurde. Ja paistab, et Tallinna linn ei jaksa selle lumemassiga toime tulla, sellepärast et minu kõnnitee sisaldab sumpamist lumes ja kõnniteedest ei ole siin haisugi, võib öelda. Siin on tõepoolest vaid üks suur valge mass ja no kõnniteed näha on ainult see rada, mis ma olen ise sisse sumbanud ja muud ei ole. Mis toimub? Ka mitu tundi hiljem, kui tagasi koduteele asun, ei ole lumi ära lükatud. Sumbata võin omaenda juba uuesti lund täis sadanud jälgedes. Eks suur lumekogus ja tuisk teeb oma töö, aga õhtul suhtlesin Lasnamäe linnaosa vanemaga ja koos siis tegelikult suunasime ka lepingupartneri tähelepanu, et meie ootused on kõrgemad ja mulle teadaolevalt tänaseks on probleemid lahendatud või viimased otsad on kokkutõmbamisel. Tallinna Lasnamäe linnaosa vanemal endal täna aega kaamerate asja kommenteerima tulla ei olnud. Ei teagi, kas lükkab isiklikult teedelt lund või ajab muid asju. Küll aga tunnistati linnaosa valitsuses mõningaid vajakajäämisi lumehalduses. Lumemassid sunnivad aga ka teistes Tallinna linnaosades jalakäijaid autoteele ning kellel on eriti palju lihast, see võitleb end ka lapsevankriga läbi lume. Kes peab võitlust vankriga ning kes sellega, et autoga läbi puhastamata tänavate endale teed leida. Nii lume lükkamine igatahes või lume rookimine siin käib, et tuleb vist puhtaks teha parkimiskohta, ma saan aru hetkel. Ja kahjuks tuli et endale tegin koha valmis, aga mõtlesin, et kuna mul labidus olemas on, et teeks kellelegi teisele ka siis koha vabaksin, et siin ega rohkem kohtasid pole väga näha. Ja nii roogivad täna Tallinnas elanikud kõnniteid vabaks. Õnnelik on, kellel on oma lumeniiduk garaažist võtta. Nagu kolleeg Marko Lõhmusel, kes enda Hiiumaa suvekodus korraliku talve naudib ja endal teed ise puhtaks lükatud saab. Paneb mind siin Tallinnas suisa kadestama. Talv on ju mõnus, aga lihtsalt oleks see lumi kuhugil panna. See tegevus on ju lihtne tegelikult. Aga kuhu ma panen selle praegu? Et seda ma ei tea nagu lihtsalt. Nii et siin on variandiks lükata kas tee peale tagasi on ju, siis ja sõidupeele, see vist ei ole ka hea, siis ei saa autoga läbi ja siis kõnniteele vist ei taha ka visata, siis jälle kõndida, ma saan aru. Ma nägin, et keegi oli siia hunniku teinud sinnapoole ja siis sinnapoole, siis ma jätkasin lihtsalt. Ega muud ei ole võimalik. Üle linna on erinevaid platse, kuhu saab lund ladustada, aga lume väljavedu linnast on väga pikaajaline töö, väga ressursimahukas, väga kallis töö ja see võtab aega. Kes sealpool teed kõnnib, temal on natuke mõnusam, sealt on tee puhtaks aetud. Mina kõnnin siin sisse trambitud radu ja kui ma siit natukene edasi jõuan, siis tegelikult on ainult vist üks vapper selle kõnnitee edasi lahti trampinud, kui nii võib öelda, sest et rada otseselt väga ei ole ja isegi post on kellegi poolt maha sõidatud, oli see siis sahk või on see mingi õnnetus olnud. Kristjan Järvan tõdeb, et prioriteediks on tihtipeale need linnaosad ja tänavad, kus käib rohkem inimesi. Sellepärast on näiteks kesklinn täielikult koristatud ning teised linnaosad võivad sellest pigem unistada. Tihti on probleemiks ka see, et kõnnitee võib küll puhas olla, kuid siis tuleb sahk ja lükkab sõiduteelt kõik lume sinna tagasi. Üks analüüs, mida tuleb meil läbi teha, on see, et kui talvel on tõesti oluliselt vähem rattureid kui muidu, et kas me saame siis sellel ajal, kus me ei ole jõudnud lund täielikult välja vedada, kasutada neid punaseid rattararu selleks, et lund sinna vaalutada. Lõppkokkuvõttes tuleb kõigil säilitada külma närvi, sest küll ka see lumi ükskord ära sulab ning uuel aastal siis saab tali järjekordselt üllatusena tulla.